Tere kõigile! Mina olen Ott Pärna ja sõber Tanel Talve. Mina olen Tanel Talve ja... Hakkame otsast pihta. Ei, ärme hakka otsast pihta. Mina olen Tanel Talve ja tema on Ott Pärna. Me oleme suured sõbrad, me teeme kõike koos. Jah, ja üks asi, mida me koos teeme, on sõidame mööda linna suure Wrangleri džiibiga, riigireformi lipud taga ja ütleme, et Eesti riik tuleks korda teha. Jah, ja korda tegemise all me mõtleme väga laialdast selliste meetmete paketti võib nii öelda, sest et ei piisa ainult sellest, et me teeme ühe asja korda ja siis on kohe terve Eesti riik korras, vaid neid asju on päris palju. Riigireform.ee lehel on need pikemalt ka lahti seletatud. Ja me oleme seda riigireformi plaani, mis on samal veebisaidil üleval, on kokku pannud siin jupp aega ja hästi palju eksperte on olnud kaasatud. Ekspert, kes võib-olla kõik ei tahagi kunagi poliitikasse minna, aga terve rida või terve hulk ajusid on kasutatud selleks, et teha siis korralik plaan, mida Eestis võiks siis tõesti paremini teha. Ja minu üks põhilisemaid mõtteid või asju, mille eest ma seisan, on loomulikult maaelu arendamine ja ma usun, et ka Ott on minuga nõus, et Eesti peaks arenema ühtlasemalt, mitte siis ainult ühe linna või paari linna keskselt. Oled ju nõus minuga, Ott? Oled? No jah, ütle jah. Ütle jah, just, jah. Et olles aasta otsa Türil põllumajandust õppinud, võin kinnitada jah. Aga tõsisemalt, et ma olen ise majandusekspert ja ma arvan, et Eesti riigil on päris hulk sellised arengukändusid, millest nagu jagu saades võiks saada majanduse paremini kasvama, mis omakorda tähendab tegelikult paremaid palku, lahedamaid töökohtasid, eks. Inimesed ei pea minema Tallinnast, ma ei tea, Helsingisse või Londonisse teha lahedat tööd, et saaksid teha seda siin. Ja seesama riigireformi plaan tegelikult räägib väga erinevatest aspektidest, aga põhimõtteliselt on seal 4 laia valdkondade plokki. Esiteks panna paika üleüldse meie tulevikuvisioon, kuhu me minemas oleme. Mis on see Eesti tuleviku lugu, mis tegelikult inimesi ühendab. Teiseks, et milline on siis arengupoliitika, millised on tegevused, hariduse, kõrghariduse, ärisektori rahvusvahelistumise, välisinvesteeringute toomise või nii edasest mõttes, et tõesti me selle nagu unistuse realiseeriksime. Kolmas teema on, et siis nendele eesmärkidele tegevustele vastavalt võiks riigi korda panna, võib-olla saab teda natuke õhemaks, aga pigem nagu mõjusamaks. Et me tegelikult ei vaja mitte nagu paksemat või ühemat riiki, me vajame tegelikult paremat ja tõhusamat ja väledamat riiki, kui nii võtta. Ja 4. plokk on, anname riigi rahvale tagasi. Et maailmas on hästi palju väljakutseid, millega tegelikult valitsused võib-olla kui kitsad kiltkonnad ei saa hakkama, et ühiskonda tuleks laiemalt kaasata sellesse. Et siin Briti peaminister kunagi rääkis big society's, suure ühiskonna mõttest, et rahvast rohkem kaasata, et erineval moel, ja igasugused külavanemad, nagu mul siin kõrval, külavanemate eeskõneleja seisab ja ka kõikvõimalikud sellised muud vabakonnad. Ja uskuge mind, see Oti jutt ei jää mitte ainult jutuks, vaid tõepoolest seda ongi võimalik päriselt ka ellu viia. Ja minu meelest on viimane aeg, et tuleks meie parlamenti inimesi rohkem juurde, kes tõesti tahavad mingit muutust Eestis saada, sest et uskuge mind, kindlalt edasi kuristiku poole ei ole mõtet meil enam minna. Jah, et kindlalt edasi, aga kuhu, on ju küsimus, eks, ja ühte, mida me lubame, et kui me peaksime parlamenti saama ja teie lahkel toel me loodame, et me sinna saame, sõltumata sellest, kas me oleme opositsioonis või koalitsioonis, me lubame, et sellest parlamendis saab tulevikudebatide keskus. Seal toimub rohkem arutelusid selle üle, et milliseks seda Eestit teeme, millist Eestit me tahame, millist Eestit noored tahavad näiteks. Ja mina omalt poolt võin lubada seda, et kuigi me mõlemad Otiga kandideerime Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas, ei sea me mitte kunagi, mitte ühegi erakonna huve kõrgemale Eesti rahva ja riigi huvidest. Ma arvan, et see on väga tähtis asi, mida meeles pidada. Ja võib-olla lõpetuseks ma loodan, et see meie, mina kui majandusekspert, ettevõtja ja Tanel kui külaliikumise eestvedaja, et see meie minek poliitikasse võib-olla innustab ka natuke teisi. Ja ma arvame, et ütleme sellised ühiskonnas aktiivsed inimesed mingi osa oma elus tegelikult võiksid pühendada poliitikale ja sellele riigi asja ajamisele. Et seega me julgustame ka kõiki teid ja ka siis nii kaamera taga olevaid operaatorit ja daami kui ka kõiki tele- või interneti vaatajaid, kes seda klippi peaksid või juhtuksid nägema. Just, soovime teile kõigile õigeid valikuid.